Tere, Mehis! Tervist! Tohutu suur rõõm sind jälle silmast silma näha üle pika aja. Kas sulle meeldivad raamatuesitlused? Mulle meeldivad küll, jah. Ma käin nüüd harvem esitlustel, aga siis selle võrra põhjalikumalt valin, kuhu minna ja nii. Et üldiselt sealt, kus saab sellist energiat või vastastikust energiat, siis sellistel esitlustel käin. No tänase sündmuse energiat on suhteliselt segadusse ajavad. Kui ma vaatasin, Facebookis oli tehtud 2 eventi, sina attendisid ühele, mina teisele. Me ei tea, kuhu attendisid need inimesed, kes siin on, võib-olla mõlemale. Ja võib-olla sünnib täna hoopis midagi kolmandat, nii et me oleme igatpidi mitmemõttelises olukorras. Seda põnevam. Ja kui veel silmas pidada seda, et sinu raamatuga juhtus enne trükkiminekut üks väike segadus ka, millest sa kirjutasid juba avalikult, et ütlete tegelaste nimed läksid vahetusse. Ma alguses mõtlesin, et äkki see on mingi reklaamitrikk, aga vist ei olnud. Ei, ta oli ikkagi paras ehmatus sel hetkel, kui selle avastasin ja see oli nagu, ma mainisin ka seal musta kassi, et see oli natuke nagu musta kassi jenka, et seal maal Vanamaa talus on siis üks maja, võib seda nimetada majavaimuks, must kass, kellele ma siis korra nädalas viin nädala portsu süüa ja siis mõned tunnid seal vestlen ja olen temaga, et ta ei võõrduks ja nii, et ja oleks, et siis on alati hea koos olla, aga siis ükskord ma sõitsin autoga Tartu poole ja sealt samast sirge pealt, kus ma sõitsin mööda, talu jääb kõrvale, siis ütlesin, et vabandust, Piuks on kassi nimi, musta kassi nimi. Et ma üks päev hilinen, et ma toon 8. päeval sulle süüa, et mul on kiire asjatoimetus Tartusse ja sama poole kilomeetri pärast oli politseinik, kes pidas kinni kiiruse ületamise eest. Sai trahvi ka? Sai trahvi, et see musta kassiga ei maksa jamada, isegi kui ta on enda oma. Ja siis see juhtum nüüd teine oli, et ma läksin päev varem lihtsalt kassi pärast tekkis millegi pärast mure. Ja siis kütsin ahju seal ja siis mõtlesin, et loen Õhtulehte, et mul vahel meeldib Õhtulehte lugeda maal. Aga siis hüppas nagu see Piuks must kass ülle ja millegi pärast oli mõte, et pagan ma pean selle käsikirja esimest lugu üle vaatama ja plaksti leidsin mingi 3-4 minuti pärast sealt nimed olid vahetusse läinud kohe peaaegu esimestel lehekülgedel ja siis oli šokk muidugi ja siis järgnes selline nii-öelda raevukas otsustavus, et ma pean minema ära parandama ja õnneks siis kõik trükikojast alles tuli on pakitud ja ma sain selle ära teha. Ja see võttis sul 8 tundi? 8,5 tundi. Ma nägin ka kogu selle trükitööliste päeva ära, kuidas osad seal töötavad, osad käivad vahepeal suitsu tegemas ja siis töötavad edasi ja väga huvitav oli see kõik silmanurgast vaadata ka trükikoja tööpäeva ja samal ajal siis muidugi parandasin neid oma asju. Nojah, võib-olla aitab see raamatu edule ja loetavusele kaasa, aga kindlasti aitab sellele kaasa ka meie tänane vestlus. Kui ma seda raamatut lugesin ja mõtlesin nimi novelli peale, mis on siis andnud ka raamatule pealkirja, siis tikkus mulle pähe mõte, et tegelikult võiks ju nende sõnadega eesti keelde sukelduja iseloomustada ka sind ennast. Kuivõrd see võiks sinu meelest adekvaatne olla või sobida sellega, kes sa oled? Selles mõttes ma arvan, et võib, et see võrdlus on adekvaatne, et kui ma tükk aega ei sukeldu, seda võib siis nimetada paralleelreaalsuseks või lihtsalt vaimumaailmaks või omailmaks või see, mille ma olen nagu, ma ei taha öelda üles kasvatanud, või mis on nagu kordamööda meid kasvatanud või mis on isegi nii-öelda
noh, mõned ütlevadki, et kunst, igasugune kunst on ju nagu automeditsiin või noh, sa ravid ennast. Et see, et kui ma sinna ei sukeldu sellesse paralleelmaailma ja seal ei ole sinna sellesse keelemere põhja või siis noh, eesti keele kaudu olemise põhja ei lähe ja sealt alt kaudu siis mõnda veealust torni ei leia, kus leiab siis tee üles sinna oma enese saarele, sisemisele saarele, ütleme, kus on siis teine hingamine, et siis oleks selles mõttes jama majas, et iseloom kui selline on, et karakter on nagu selles mõttes, ta kinnitab nagu karakterit ja muidu muutuksin kuidagi pidetuks ja heitlikuks ja võib-olla kaoksin endal üldse käest. Et see on tohutu, see sukeldumine on tohutu meelekinnitaja teatud aja tagant. Aga kas selles ei ole ka midagi natukene hirmsat, et selle konkreetse tegelasega siin raamatus ju juhtus niimoodi, et tal tuli ette hetki, kus ta ei olnud üldse kindel, et ta veel pinnale pääseb. Kas eesti keele sügavuses, kui seda kujutleda veena, võiks olla ka selliseid soppe, millest tagasiteed ei leiagi? Seal on see oht, et mingil eluperioodil tekkis see, kuidas öelda, ahnus või merepõhjast mingid varandus otsa sattusid, näiteks tekkis ahnus, et hästi palju tuleb gaasi üles kahmata või noh, see tähendab siis seda, et kirjutasin liiga palju ja vaim oli juba tühi. Mõtlesin, et no mingis mõttes grafomaania periood või, et tegelikult tühjaks kirjutamine on väga ohtlik, et sellele järgneb nagu sealt üles tulles selline musta energia periood, kus sa oled nii tühi, et pole üldse energiat kuidagi olla, et peab laama ja väga ebameeldiv. Noh, et liiga kaua ei tohi olla seal selle keelevee all tegelikult. Eriti just, et kirjutada ja kirjutamine on ikkagi mingis mõttes noh, ühest küljest saad energiat, energiavahetus, aga tegelikult on väga kurnav ka samas, et tohutult annad energiat ära ja kus ja märk õigel ajal üles tagasi tulla, siis on see, et võib haigeks jääda. Ja. Ma võtan paar sammu tagasi, mulle jäi meelde sinu sõnaühend, et eesti keelega olemise põhja ei jõua. Võib-olla ma tõlgendan seda nüüd natukene meelevaldselt või kuulsin selles midagi muud, kui sa ütlesid, aga kuidas sa mõtlesid? Kas on siis keeli, mis erinevalt eesti keelest puudutavad olemise põhja ja kas eesti keelel on midagi puudu, et selle kaudu sinna ei ulata? Või ma kuulsin midagi muud, kui sa mõtlesid? Et sa kuulsid, et eesti keele põhja nagu ei jõua? Jaa, et eesti keelega olemise põhja ei jõua. Nõnda jäi mulle kõrva. Seal on, noh nagu seal nimiloos oli ka, et on erinevaid laadi põhjasid ja värvusid. Noh, seal oli see mäng selle grammatiliste reeglitega, et kui ta lahendas erinevaid ülesanded, seal määr sõna sihitis, et siis on erinevat värvi meri ja põhi ja taimestik. Aga tegelikult minu arust on see hea, et teatud olukordades sinna põhja ei jõua või noh, et päris põhja ei jõua, et see oleks päris hirmutav, sest siis oleks ju kohe see teatav see ammendatuse tunne. Mitte ammendatuse, vaid noh, et sinu võimaluste piir on nüüd määratud ja et tegutse siis selle geograafilise siseruumi raames, et nüüd sa tead täpselt, kuigi selle koha peal meenub, et ma ei tea, kas ta oli siis juba Viidingu nime all või oli ta veel Üdi, kus ta ühes luulereas või kahes ütles, et me sees on võimalused, nad on määratud. Ja see tekitab sellise huvitava kahetähenduslikkuse tunde. Et küllap seal on nagu mõlemat.
et nad on määratud, üle oma varju ei hüppa, aga samas siis see teine, et see võimalus kas või eneseillusiooni kaudu, et see säilib, see illusioon peab säilima, et tegelikult ei ulata ja päris põhja, et minu jaoks on see pigem meeldiv ja positiivne asi või illusioon, et põhja ei saa kätte. Sind on palju tõlgitud ja kui selle kogemuse põhjalt saaks keeli võrrelda, kas teistes keeltes jäävad sinu keele- ja hingemaastikud samasuguseks, nagu nad on eesti keeles ja nagu sina oled neid mõelnud ja kujutanud, või muunduvad nad milleski teiseks? Kas teistes keeltes ja nendega kaasa tulevates võimalustes on midagi põhimõtteliselt teistsugust? Hea küsimus, aga ma ei ole selle küsimuse pealt nüüd vääriline vastaja, sest ma olen lugenud siis sealt tõlked ainult nagu vene keeles, mis on nagu, ma isegi, ma ei tea, ma ei ole väga lugenud neid, mis on tõlgitud teistesse keeltesse üle. Saksa keeles ka kuigi palju, saksa vene keelt, aga inglise keeles on kummalisel kombel nendest kahest keelest, see on veel nõrgem ja ma tean, et huvitav on lugeda autorite kohta, kes on ka läinud teise keeleruumi üle, Milan Kundera ja Beckett ja Cioran, ja nemad lugesid ka siis, Beckett ju kirjutas ise mõlemas keeles ja ju Kundera ka, aga nad lugesid ka tõlked alati väga tähelepanelikult ja kohe reageerisid, kui nende arvast ei olnud õige. Mina seda ei ole nagu eriti teinud. Sa jätad tõlketele vabad käed, jah? No nii sa ei teagi, mis teistes keeltes võib saada sinu teostest ja maastikest. Selle ma jätan nagu lihtsalt õhku ja ma ka ei ole väga muretsenud selle pärast. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Ei tea minagi. Kas ei ole vahel kahetsenud, et sa oled sündinud eesti keelde? Olen palju kordi mõelnud, et kui sa kirjutaksid mõne suure rahva keeles, oleksid ammugi ilmakuulus. Jah, see on selles mõttes, ma arvan, et seal oleks see, et ma hakkaks mingit sorti asja siis selle võrra rohkem kirjutama, ehk siis ennast kordama, võimalik, et sellega kaasneks siis raha ja nii edasi. Aga ma ei oska seda kuidagi kahetseda, et praegu ma kirjutan lühivorme harvemini romaani žanris ja luules asju. Et see on nagu huvitavam ja ma olen kuidagi nagu, ma ei tea, maahingele või nagu lähemal. See mänguvõimalused on suuremad ja isegi kui ma, loomulikult on tujusid, kus ma ei ole rahul selle olukorraga, et keel on väike ja võib-olla ei tõlgita neid asju, mida olen tahtnud, aga see on kõigest tuju ja meeleolu ja see läheb üle ja siis tuleb ikkagi see eluterve meeleolu, kus ajan nagu oma asja edasi, et need erinevaid meeleolusid on õnneks palju ja iga meeleolu on natuke oma, seal mingi oma mina tasand või nii. Ühesõnaga ma ei oska seda kuidagi kahetseda. Ma arvan, et on hea, et nii nagu on ja eesti keeles on, ma ei tea, Prantsusmaal, Inglismaal, Saksamaal, seal võib-olla tuleb see, et on palju rohkem sarnasel moel kirjutajaid, et siin on nagu vähem seda. Ja kui on nagu rohkem sarnasel moel kirjutajaid, ütleme maagilise realismi võtmes, et siis, ta on juba nagu seda kirjutanud, et ma seda siis, see võib äkki krambi sisse lüüa, et ma arvan, et selles mõttes siin seda probleemi nagu veel ei ole, ma ei tea, et ma arvan, et kõik on hästi selle koha pealt. Minu eesmärk ei olnudki panna sind kuidagi kahetsema, et asjad on nii, nagu nad on, minu meelest on see kõik väga hästi.
Nii selle raamatu puhul kui ka mõne teise puhul olen ma mõelnud, et sinu lausele ja sinu poeetikale on omane mingisugune eriomane rütm, mille tunneb ära, noh, võib-olla mitte igal juhtumil lausest või paarist, aga kindlasti leheküljest või paarist. Et kui teha selline katse raamatuid lugevate inimeste hulgas, kes see on, siis tuntakse Heinsaar kindlasti ära. Ja mulle tundub, et see raamat on ka väga Heinsaar, mida iganes see siis ka tähendaks paljude inimeste silmis. Kui palju sa üldse mõtled sellele, mida lugejad sinult ootavad või mis on see päris Heinsaar, mida ma siin niimoodi spekulatiivsel viisil sõnastasin? No esimene mõte ei ole lugeja ootustele vastutulek, aga ma tean, et ta on kindlasti kuklas selles mõttes, olles kirjanik, ilukirjanik, ta on kuidagi see automaatselt see süsteem nii, et ma kirjutan ja kuklas on arenenud välja mingisugune veider üleöela lugeja või nii-öelda seljaaju tagant piilub ja ühesõnaga keegi loeb samal ajal, kui ma kirjutan. Ja ta on nagu, sellega kaasneb kohe selline positiivne on see, et nagu mängulisus kaasneb automaatselt kirjutaja lugeja vahel ja võib-olla mitte nii positiivne on see, et see päris niisugune pihtimuslik autentsus, et seda põhja võib-olla sel moel see kaob sinna, mängulisus võtab selle ära ja just nimelt see on üks põhjus, miks ma olen ööpäevikud avaldanud. Et seal, need ma kirjutasin iseendale, et seal on nagu see autentsus nagu olemas. Et see oli kõige olulisem põhjus, miks ma olen avaldama hakanud neid päevikuid. Et ilukirjanduses see saab metafoori kaudu öelda väga palju ja saab pihtida päris sügavale. Ja võib-olla isegi põhjani, aga seal jääb see väike vahe sisse tegelikult. Et see ilukirjandus on mingisugune selline mänguline universum ja ta on kuidagi isemoodi mänguliselt kaval, et ma ei tea, kas seal saab päris, et ma teangi nagu siinkohal toppama. Mõistatus ka endale see asi? No tegelikult need ööpäevikud vist päris niimoodi ei ole avaldatud, nagu nad on kirjutatud, sellepärast ma tunnetan sealt seda sinu autori vormivat, toimetavat kätt, seal on ka ju tegelikult väga tugev ilukirjanduslik mõõde, millega seoses tahakski pärida, et kumb on õigupoolest tugevam, kas tekst või autor? Ma tean, et sa kirjutad päris palju oma tekste ümber, et sa muudad neid esimese mustandi kirjutad alati käsitsi ja siis ka veel arvutis muudad üksjagu. Et kas tekstil, olgu ta siis seesama päevik või puhtalt ilukirjanduslik looming, on mingisugune oma loogika, mis veab sind kaasa või oled sa autorina alati kohal sellena, kes nii-öelda hoiab hobuseid? No mul on nagu see põhimõte on nagu näiteks ööpäeviku puhul, et kui ta nagu midagi enda või elu kohta selline, et tunne on põhjani minek, et seal ma jätan ikkagi selle toore sõnumi alles igal juhul nagu ja parandan ainult siis nii palju külg või kõrval või äärelauseid, et ta oleks arusaadav, et ta liiga metsik ei ole. No mõni ütleks, et ka see on juba tegelikult, seal ei tohiks seda teha, aga ma olen seda tõesti teinud, sest seal on ka niisuguseid mini-esseesid või asju, et siis ma olen tahtnud, et need näeks nagu kirjanduslikumad välja, aga seal on ka sellist olmekirjeldust või argielu pihtimust ja neid ma nagu ikkagi ei ole seal puutunud, et olen jätnud nii nagu on. Aga seal ka jah, seal on ka valik, et mingi pool sealt on välja jäetud puhtalt see selline see sarnaneks mingi Käsu-Hansu nutulauluga, et ma vaene Tardoliin, et seal on ikka võib-olla lõputu nutulaul, et kõik on nii valesti, halvasti ja siis ja haige olen ja 5-6 lehekülge seda. Et ma ei tea, kas
jaksaks lugeja seda vastu võtta, võib-olla mõni jaksaks, aga natuke selline asi on olemas, väga võimsal kujul on Karl Ristikivi päevikud, kus oli seda, kas ei olnudki nii, et Õnnepalu pani selle armastuse pealkirjaks, igal juhul ta mainis seal, et see oli natuke nagu Jeremia nutulaul, et lõputu kurtmine. Oli küll ju. Et jah, et seda nagu oleks isegi raske ületada või üks sükka, et ma ühesõnaga ma kärpsin niisugused pikad nutulaulud välja, ma ei tea, kas see, et nii oli. Aga nagu me juba seal oleme, siis tegelikult sa ju nendes ööpäevikutes rääkisid endast asju, mida me muidu ju oleks teadnud. Oma võitlustest teemonitega, oma kasiinosõltuvusest, pornograafia sõltuvusest, võlgadest, joomisest, naistest. Jätkake ise palun, aga ma jätsin just need kohad alles, mis olid nagu lühemad ja konkreetsemad, kus oli siuke, kas siis karm enesenuhtlemine kirjutamise kaudu või siis, et kus ta ei olnud siuke soigumine, vaid siuke nagu raevukam. Seal oli ka väga lõbusaid kohti. Näiteks see jänes, keda sa kohtasid, kes heitis sulle ette, et sa oled sama täis kui tatikas, nagu temagi armastad porgandit ja mis see kolmas asi oli, ei tule praegu meelde. Argpüks, muidugi. Et sellega seoses, kuidas sul praegu teemonitega lood on? Oled sa võib-olla viimati siiagi mõne kaasa võtnud, tikub teine lavale? Praegu nagu huvitav periood selles mõttes, et teemonid on välja vahetud nagu loomad või? Nii? Et nagu hingeloomad või siis sama jänes. Te saite jänesega jutu peale ja jäitegi ühendusse sõpradeks? No jah, et ükskord ma kõndisin metsas ja siis oli täpselt see tunne oli, et kui tuleks nüüd jänes vastu, et ma olin täpselt sellises jänese meeleolus või seisundis, et siis me suudaks rääkida, et dialoog oleks selline, nagu seal oli. Et selline vastastikku, et nojah, et kust sa oskad nagu, kuidas me üksteise keelt oskame, aga et siis jänes ütleks, aga et sa oled ju jänes lihtsalt inimkujul. Aga viimasel ajal ongi just loomad, putukad olnud kõnekamad selles suhtes, et praegu ma kuidagi öeldakse, et hingeloom ja nii edasi, et näiteks oli mul hiljuti just aktuaalne juhtum, et Karksi-Nuias on selline Juhan Lõmpsi maja, kunagi esimesel vabariigi ajal ehitatud, väga ilus maja, aga seal toimus esimese vabariigi ajal kummaline mõrv, salapärane mõrv ja hiljem veel küüditati Vene ajal sealsed elanikud ka ära. Nüüd on hästi salapärane maja ja seal on üks torni aken ja mul on selline tunne kogu aeg, et seal kummitab. Ja kui ma olen kuskilt rattaga või öösel tulnud oma rännakult, siis kogu aeg vaatan, miks see kaardin ei liigu, miks ei tule tunnusmärki, et seal kummitab nagu, ja siis paar nädalt tagasi oli just selline olukord, et oli täpselt selline tuul ulus, vihma sadas, kõik oli täpselt selline nagu parimates vilbides, et peab tulema. Nüüd peab tulema mingi märk, et seal on midagi. Ja siis oli nagu, samal ajal ma mõtlesin kogu aeg, et ma olen selle kinnisidee mõelnud elevandi suuruseks ja millegipärast just nagu valge elevant. Ma olen selle kummituse kinnisidee mõelnud valge elevandi suuruseks ja see enam ei jätagi mind rahule, ja siis vaatasin, et mis märk see on ja siis silmest lendas mööda tuules ööliblikas. Ja siis see viis millegipärast kohe ikkagi see oli nagu hea märk, et mõtlesin, et see nagu intuitiivselt mõtlesin, et selle elevandi saab ju lahustada nagu ööliblikateks, et palju kaalub üks valge elevant, ütleb 2-3 miljardit ööliblikat, palju see kogus oleks. Ühesõnaga, et selle kinnisidee saab laiali pihustada ja ma pihustasingi ta laiali ja järgmine päev mul oli juba sellega seoses tänu laiali pihustamisele see nägemus, et ma ise olen seal tornis, ma ise vaatan sealt hoopis seda alevit, ja läbi erinevate aegade ja et selline meditatiivne nägemus või see, et see muutus selliseks, et ma ise olen seal tornis ja vaatan, see muutus hoopis huvitavamaks ja selliseks
see ei olnud enam niisugune painajalik soov näha seal kummitust, vaid see oli selline kuidagi elulisem. Ja eile ma rääkisin kirjastaja Janariga seda lugu rääkisin talle ja me istusin ühes Tai restoranis, mis ta kuulas seda, ja siis me jõime ühest õlut ja siis ta vaatas mulle otsa, et tead, mis nüüd on, et vaata nüüd seda pudelit ja seal pudeli peal oli nagu valge elevant. Mina ei olnud seda märganud, tema märkas, et ta võib kinnitada, et see nii oli, et et nagu mingid märgid on ja mingid nagu loomad on ja nagu mina järjest rohkem usun nendesse märkidesse, et kas või selles mõttes, et kui tekib jõuseisund, siis ma tavaliselt hakkan nägema mingi kas nugis, hiir, mis kas või jänes, jookseb üle tee või öökull, aga muidu, kui on nagu nõrk seisund, siis ma ei näe mingit looma nagu. Et alati, et kui hakkan tugevamaks muutuma, siis tuleb mingi loom, väike või suur, või annab märku. Et ma nagu seda märgisüsteemi järjest rohkem usun ja ma olen ka sellele lasknud järjest rohkem hakata uskuma, sellepärast, et tegelikult see kultuuriruum, kus me elame, õpime ja kasvame, ta ei soodusta seda, ta soodustab ikkagi sellist teaduslik-tehnilist maailmavaadet, mis sunnib sellist, mis paigutab ka sellise märgisüsteemi, et nagu see on ju loodusrahvaste teema või natuke selline asi, aga kuivõrd palju siiski, isegi kui juba inimene nimetati homo sapiens või Heidelbergi inimene, et see kõik on kestnud miljon aastat ja siis see märkide nägemine, see tahtmine uskuda midessegi, et see kõik on kujundanud inimese ajukäärusid sadu tuhandeid aastaid, aga et siis see teaduslik tehniline maailmavaade, see on kujundanud ju ainult paarsada aastat. Eestlaste puhul isegi võib-olla 150 aastat, ühesõnaga, et see märgi ja usu asi, see on lihtsalt 10, 100 või isegi 1000 korda jõulisem. Anna ainult järele ja sa näed, et hakkab sündima asju. Kas võib olla äkki ka niimoodi, et sinu raamatutes võib ju näiteks ühe inimese hing minna teise inimese sisse täiesti iseenesest mõistetaval viisil? Kas näiteks looma hing võib tulla inimese sisse või inimese oma minna looma sisse? Jah, see on kuidagi niimoodi, et ma siinkohal arvan, et jah, üks lugu oli, kus oli see hingevahetus ja mulle just pakkus seal mängulist huvi, see oli see äratuse lugu, kus oli see, et kuidas see hingevahetus toimima panna nii, et ta oleks usutav ja loomulikult saab ta usutav ja loomulik olla ainult siis, kui ma nagu täiesti ise selle sisse läksin ja ka läbi elasin. Ja siis ta oligi, et nagu loona seda lugedes, luues on ta nagu, oli ta täiesti usutav. Ja umbes sel samal perioodil ma nagu sõitsin hämaras rattaga, ma olin tükk aega olnud linnas ja siis üle Ulga ja maale minnes siis esimesed õhtud kuidagi hämaras metsa vahel käies kuidagi nagu on veel võõristus, ei ole nagu metsaga või selle loodusrütmiga üheks saanud ja siis oli täpselt see, et mingi loom vaatab mind sealt puude vahelt padrikust, mina kõnnin siin, olen tema vaateväljas. Aga et siis on see küll, et paar päeva hiljem, kui ma olen nagu olnud maal ja kohanenud selle elurütmiga, siis ma ise kuidagi lähen sinna padrikusse ja muutun nagu hingeliselt või sellised, kes on ise seal padrikus ja jälgib seda teed, kui sealt keegi möödub, et see meeleolu või selles mõttes sellise vaatepunkti vahetus on, et ma olen siis seal tumedamas pooles, aga sama padrikus sees, kes siis vaatleb kas või iseennast, mis on nagu väljaspool, et see on nagu jõulisem tunne ja see on nagu loomalikum tunne, et siuke, ma ei tea, kas hunt just, aga võib-olla libahunt, võib-olla libarebane. Mulle väga meeldib see Puu Song Kling libarebasid ja kool, et see raamat. Et seetõttu ka libarebane on mulle
minu mütoloogias tegutseb sama palju või isegi rohkem kui libahunt. Aga kuidas sa nendest seisunditest, mida sa tarvitsed loomiseks, pärast välja saad, kui sa viitasid praegu, et sa pead need ise läbi elama, tihtilugu on nad tumedad ja rasked. Kuidas neist pärast välja pääseb? Välja pääseb dionüüsiliselt, et ma ikka nädala lõpul meeldib veini juua ja nagu puhata, mingid häid filme vaadata, sõpradega kokku saada. Et nagu kõik inimesed, nii puhkan minagi, aga jaa, et punane vein muudab mind dionüüsiliselt rõõmsaks ja seda ma olen vahel on rohkemgi kui vaja ja selle kaudu puhkab välja küll, aga välja puhkama loomulikult peab, sest mina ei tea pingeseisundis, kui juba niimoodi 2 nädalat, siis mul ei tule enam absoluutselt und. Et paar tundi ja see lõpeks kuidagi kehvasti või kurvalt, et siis ma lihtsalt katkestan selle vaimse elu ja võtad õhtulehe. Võtan õhtulehe või muutun nagu everymaniks või igameheks selle sõna otseses mõttes, et nagu, et lihtsalt olen. Kohvikus istun, kuulan, mida kõik inimesed räägivad, elan kaasa mingitele klatši juttudele. Ma nagu lahkun iseenda sellest tsentrifuugist, sest see on väsitav, muutub väsitavaks. Ja siis olen ära endast kuskil mõnda aega ja siis tulen tagasi. Olen endast ära. See on päris hästi öeldud. Kas sa Baturinit oled lugenud või armastad teda? Ma olen vahel mõelnud, et sinu ja tema teoste vahel on mingi side, mida mina ei oska ehk lõpuni seletada, aga mille olemasolu ma väga selgesti tunnetan 2 põhjusel. Üks on suhe keelesse ja teine on suhe loodusesse. Oled sa selle peale mõelnud, oled sa teda lugenud süvenenumalt? No jaa, ma tean fänne, kes on kõike lugenud. Mina. Palju õnne, et ma olen lugenud Karusüda, siis need luulekogud, kaasa arvatud siis Mulgimurdes luulekogud, siis Nikas Lõvilakkade kammi ja siis see näidend ka, kes oli sellest laulikust, 86. aastal oli see. Sellest Mulgimaa laulikust. Ühesõnaga, et olen lugenud ja kaasa elanud, aga tema suutis olla selles mõttes kogu aeg minu meelest seal või väga tugeval. See esiteks seal Siberis ja siis seal Tarvastus, et ta oli püsivamalt oma lugemise kirjutamislaua taga. Aga see rütm, loomulikult Karusüda ja Nikas Lõvilakkade kammi ja seal eriti, et see kandis kaasa ja tõesti, see Karusüda on minu jaoks, see kandis ikka nii ära, et kindlasti see kuidagi ka mõjutas. Ma olin vist 23, kui ma seda lugesin. Ja lugesin seda Saaremaal ja samal ajal hammas valutas, aga ta oli nii hea kuidagi, et ta summutas selle hambavalu ära. Aitas valu vastu. See on väga hea raamat. Sinu loomingut on toitnud ka filosoofia ja siia raamatusse on mahtunud ka üks suurepärane tekst Deleuze'i maja, mida ma mäletan juba Vikerkaarest. Ma lugesin seda kõigepealt paberist ja siis veebist ja siis siit raamatust ja vahepeal lugesin jälle Vikerkaarest. Ja minu meelest on see üks lummavamaid tekste, mis sa eales oled loonud ja ma olen pidevalt võidelnud tahtmisega minna sinna Hellenurme kanti vaatama, kus see maja asub. Sest ma kujutan seda nii hästi ette. Aga ma ei julge hästi minna ka, sest siis võib juhtuda, et ma tahan sinna sisse minna. Ja siis ma lüüksin ometigi pelgama, kuidas ma sealt jälle välja pääsen. Kuidas sina välja pääsesid? Välja pääsesin siis täpsusta? No Veiu, kes on seda teksti teab, see kujutab ette, kui keeruline on sinna, kui keeruline seda maja sul rajada ja kui keeruline oli sinna siseneda. Ja kui sa seal juba olid ja keegi sind prantsuse keeles kõnetas, arusaadavasti kes, et siis võis ju tekkida küsimus, kauaks te sinna jäite, milleks rääkisite.
oled ehk viimati siiamaani seal või? Selles mõttes jaa, et mul on hea meel, et ma ei ole välja pääsenud, ehk siis ma olen selle filosoof Deleuze'i lummuses edasi ja ma olen sellele hästi õnnelik, suur kummardus eesti keelde vahendajatele ja tõlkijatele, Margus Ottile, Mart Kangurile ja Anti Saarele ja siis Eik Herman, jah, kes ka on toimetanud ja tõlkinud teda ja ka järelsõnasid kirjutanud, et tänu sellele ma olen teda nautinud ja on õudselt hea meel või hea tunne, kui on selline filosoof kaasajal või kaasaja lähedal, ta alles ju tegelikult oli, kes on niivõrd kõnetav, et ma saan temast mingis mõttes sellise katedraali ehitada, et ta on raske, ta on mänguline, ta on huvitav, labürintlik, aga samas ma on ka nagu õudselt hea meel nagu temasse uskuda või nagu uskuda tema filosoofiat, eriti kuna see läheb enda isikliku rütmiga kokku, et selline hästi toitev on ta minu jaoks ja selle looga oli näiteks see, ja kuna ta on toitev endiselt, siis ma olen endiselt selles tema labürindis, kust ma ei taha sugugi välja tulla, sest see on väga eluline ja mõnus labürint, aga selle looga konkreetselt oli nii, et oli üks teine raamat, see idee sündis tegelikult enne, kui ma olin Deleuze'iga tutvunud, et see idee oli ju selles, et inimene leiab raamatu, ja ta ei leia selle lugemiseks sobivat tooli, siis ei leia sobivat lauda ja lõpuks ei leia ka sobivat maja, et see on sellist sorti raamat, et tuleb ehitada lausa maja selle lugemiseks, ehk siis see oli lihtsalt sündis selline huvitav kujund, mis tähendab siis seda, et kujund sündis enne kui konkreetne raamat ja siis ma isegi oli teatud raamatud, et panen seda, et on see või see raamat ja siis vaatasin, et aga ei, ta ei ole ikka see päris raamat, nii et läks kuskil 10 aastat enne, kui ma leidsin selle raamatu, see on siis Deleuze'i erinevuse kordus ja siis leidsin, et vot see on see raamat, mis väärib, et siis selle raamatu lugemiseks eraldi maja ehitada. Vaat see on huvitav. Mina mõtlesin, et see tekst on konkreetselt inspireeritud raamatust, aga idee oli enne. Ja siis tuli Deleuze. Siis tuli see, et ma sain lõpuks selle idee teostada tänu sellele Deleuze'i erinevusele kordusele. See on väga põnev. Selle sama Deleuze'i peale mõeldes märkasin ma, et sul on ühised initsiaalid ühe filosoofiga. Nimelt Martin Heideggeriga, MH. Ma ei tea, kas selles võiks näha mingit tähenduslikkust, oled sa teda lugenud, läheb ta sulle korda? Jah, ma isegi julgeks öelda, et siin tuleb mängu tuua legendaarne Tartu Ülikooli lektor Tõnu Luik, kelle siis loengutes õnnestus käia, siis sissejuhatus filosoofiasse, hiljem võtsin ka muid aineid. Tal oli ka Heideggerist eraldi loeng ja tema oli, ma ei tea, kas siin võib sümboolselt kasutada tähendust, aga ma tahaksin öelda, et ta oli selles mõttes ehedalt, nagu, kuidas öelda, vana-kreekalik kõneleja, et tema loengutest esiteks ma väljusin energeetiliselt laetuna. Kuna ma olen introvert, siis tihti loengud, isegi huvitavad loengud, ma panin kirja, oli huvitav, aga ikkagi teinekord väsitasid. Tõnu Luige loengute puhul ei olnud see mitte kunagi niimoodi. Ja mis teine asi oli siis, et tema kuidagi oma kõneluse kaudu, ta oli nagu raamat vist filosoofiast kõnelda, äratas sellise nagu metafüüsilise taju, et selline taju või nagu tasand, et tekib mingisugune lisakeere juurde või lisamõtteruum, nagu ütleme, kui teokart tuua mängu. Ja võib-olla oli see tänu sellele, et ta põimis oma filosoofia, kõneldes filosoofiast ja väga palju Martin Heideggerist, kes oli tema
lemmikfilosoof. Ta põimis sinna sisse näiteks Eesti luuletajaid, kui ta tõi mingisuguse näite Heideggerilt või Herakleitoselt või Platonilt, siis ta äkki tõi sinna tsitaadi Ernst Ennolt, Alliksaarelt või Visnapuult või Marie Underilt, tal oli väga hea mälu Eesti luule peale, et ta põimis filosoofia ja luule näidete metafooride varal kuidagi ühte. Ja see tekitas sellise plõksu või taju, et ma hakkasin metafüüsika sellest mõnust või millestki nagu tekkis see sõltuvus, healoomuline sõltuvus sellest ja selle äratas just Tõnu Luik oma Heideggeri loengute kaudu, mis seest ma olen talle igavesti tänulik. See on kummaline, sest minuga on täpselt sama lugu ja ma mõtlen praegu, miks me küll Tartus ei kohtunud Tõnu Luige loengutes. Aga eks ta pidas neid... Seal oli väga palju kuulajaid alati. Jaa, aga eks ta pidas neid paljude aastate jooksul ja küllap sattusime kuulama erinevaid aastakäike. Aga sellega seoses, missugune peaks olema maja, millest saab lugeda Martin Heideggeri? Sina, MH. Peaksid seda ju teadma. Martin Heideggeriga on nagu see, et ta peaks võib-olla isegi olema natuke nagu maa-alune maja või natuke nagu maa-alune loss. Millegipärast ma tahaksin teda lugeda lossis, aga see oleks kuidagi maa all, et see raamatukogu oleks selline, kus oleks hästi vaikne, müra ei oleks, et lähed mitu korrust nagu allapoole, aga samal ajal nii allapoole, et see raamatukogu on justkui all, aga samal ajal on seal istudes juba selline nagu torni tunne, et on nagu tagurpidi torn, et kuidagi niimoodi, ma ei oska seda rohkem seletada, aga kuidagi niimoodi jah, et see on üks võimalus. Jaa. Palju on sinu loomingus ka sellist energiatega suhtlemist ja mul on tunne, et iga kord, kui sa sisened mingisugusele uuele maastikule, olgu see siis hingemaastik või ka näiteks keelemaastik, siis sa satud kontakti energiatega, mis materialiseeruvad vahel ja võtavad kuju, aga igal juhul on vägagi selgesti tajutavad. Kuidas nendega toime saada nõnda, et nad võtaksid kunstilise kuju ega haaraks selle asemel enda haardesse autorit ennast, ehk siis sind. Alati ei ole neil ju tingimata head kavatsused. Siin võib-olla natuke tulebki see automeditsiin mängu, et see jutustamissoon või see, et ma sain kirjutamise kaudu selle, et kirjutamistunne oli juba keskkoolis, kuigi siis ei olnud nagu palju öelda, aga see mõnus oli kirjutada kirjandit ja luuletusi sahtlisse ja niimoodi, aga see, et hiljem siis on, et need, ütleme jah, et räägime neist energiatest veel, et kui on see energiate intensiivsus, siis ütleme, et õhurõhkude erinevus, et soe mass ja külm mass saavad kokku, et siis on see, nad tahavad üksteist tasakaalustada ja minu jaoks see tasakaalu purre või see nöör ongi siis see kirjutamisliin ja selle kaudu mingisuguse pikema elurütmi, võib isegi öelda stabiilsema elurütmi tekitamine just, kus on nagu jõu, mis on jõuline. Et muidu oleks võib-olla jah liiga, et kui seda ei oleks, seda kirjutamise asja, et siis oleks see kõik liiga heitlik ja võib-olla ei saakski kuidagi, ma ei tea, mis siis oleks, võib-olla ei saakski, ei olekski saanud hakkama sel moel siis eluga või raske, ma ei oska öelda, mis siis oleks olnud, aga praegu see energia sel moel nagu jah toimib. Just see, mis sa juba küsimuses oli sul ära, et mille kaudu toimib. Aga nende energiatega suheldes paned sa ennast ju tihtipeale ka täiesti eluohtlikku olukorda, mida me jällegi teame seal nende ööpäevikute kaudu. Et kas see on mingisugune sisemine tarvidus
kogeda piirsituatsioone selleks, et luua, eriti kui silmas pidada, et sa oled ka ju kirjeldanud ennast kui sellist iseloomutut olendit, kellel ei ole kindlaid põhimõtted või kindlat loomust, noh, millega võib vaielda, aga olgu nii, eks ju. Et kas see kõik ei seisagi nimelt kirjutamise teenistuses selleks, et nii-öelda tuua esile, olla see toru, mille puhtana hoidmiseks ongi tarvis neid piirsituatsioone kogeda, isegi oma eluga riskides? Ütleme siis see, et selle, saab siis selle teemaga tuua välja selle Tartu alllinna, ehk meil on Karlovas alllinn on siis Tartu kesklinn, et kui ma olen palju kirjutanud ja must energia, siis mul on nagu tarvitus ennast dionüüsiliselt välja elada. Ja seal ongi niimoodi, et ma joon veini ja siis kui ei käi seda klõpsu, ütleme, siis ma võin mornilt istuda seal, ütleme, trahteris, siis ma tean täpselt, mis keegi, mida umbes räägitakse, et see on nagu läbi elatud ja siis see on nagu, jälle see tüütud sellest elust, aga ma juba tean seda, et siis kuulad nagu, et see kõik on kordub, elu kordub ja siis, aga et võtad ühe pokaali veel punast veini, mis on juba liigne, ja siis tegelikult ma hakkan ise seda juttu rääkima. Mõnele, kes võib-olla kuulab, et jälle hakkab seda juttu rääkima ja ma olen seda kuulnud juba. Ja siis on juba see hoopis midagi muud, et siis sa oled nagu dionüüslikult noor, värske, endale huvitav, et tead, selle asjaga on elus tegelikult nii, et kuule nüüd mind ja siis teine viisakalt aga mina enam seda ei näe, et võib-olla ta siis teeskleb kuule, et mul on hästi huvitav rääkida, et seal on nagu see, et siis on nagu, ma lähen sinna faasi ja siis selle kaudu tegelikult kuidagi puhkab välja ja see on, ongi, et järgmine päev on peavalu, liiga palju punast veini joodud, aga see kõik on pärast, et see tarvitus kuidagi niimoodi on. Et see punane joon, mida võib-olla paljud ei vaja ületamiseks, et muutuda ise niisuguseks, jaburalt ja nüüsiliseks või, et aga mul see tarvitus teinekord nagu on et muidu kuidagi nii on, ei tea. Mida kirjutamine hingega teeb? On see hingele hea? On see mõnikord ka hingele halb? Sa ju rääkisid siin eespool, kuidas see vahel on väga raske. Ja kui arvestada seda, kui palju sa suhtled ka tumedamate energiatega, siis see küsimus jääb. Mida loomine hingega teeb? Kirjutamine võib olla halb hingelisele arengule, ütleme siis spiraalselt, kujundlikult, et areneda ju saab inimene. Aga kirjutamine on sageli, kirjutamine on ka nauding, üks võib-olla siis healoomulistest narkomaania vormidest ja siis tuleb jälle see jätan mingi hea asja lugemise või kas või meditatsiooni poolele, et mingi efekt, see kujund nii huvitav, kirjutan selle ära ja alles hiljem näen, et oma paberid lapates, et see sama kujund on eri vormides või eri narratiivides tegelikult juba 10 kordi või isegi 10 korda läbi mängitud, et tegelikult kordan ennast, aga selle oleviku hetkel ei saa aru. Ja siis jääb tegelikult hingeline areng jääb katki. Ma kirjutan ja mine ju väsitab, siis ma puhkan. Meditatsioon jääb katki, mingi targa raamatu lugemine jääb katki või siis lihtsalt selline tasakaaluka elu praktiseerimine jääb katki. Ehk siis ring kordub ja ma hakkan kõike mingi aja pärast otsast pihta. Et selline nagu natuke oravrattas, et seda ta teeb. Aga muud halba, mis ta muud halba ikka teeb? Kõik siin elus on ju riskantne ja iga hetk võib midagi juhtuda kõigiga. Et ma ei usu, et see nagu ongi et hingeline areng või niimoodi täiustamine stabiilsuse suunas, see, et jääd nagu lapsemeelseks elu lõpuni või see oht on. Selles vaevalt midagi halba on. Ma ei tea, see on nii ja naa. Missugune suhe on sul unenägudega? Ma vahel kujutan ette mõndade sinu teksti lugedes, et see võiks olla saanud tõuke mingist unenäost või ma võrdlen seda mingisuguse oma unenäoga, millega ta astub kahekõnelusse.
on unenäod sulle üldse olulised? Nad on ja õudselt kurb ja kade ja meel on kuulda, mul on mõni sõber, kellel on need kogu aeg meeles, mul jäävad harva meelde, on mingisugused, ütleme niimoodi, väga hästi nimetab Borgesed unenäopainajad. Vaat need unenäopainajad jäävad muidugi meelde ja nad on, pigem on sealt kergendus ärgata. Üks unenäopainajatest on ju see, et avastan unes, et ei ole ka keskkoolitunnistust, rääkimata ülikoolitunnistust ja algkool on vaja lõpetada, aga ma ei ole aasta aega käinud saksa keele tunnis, on juba maikuu ja saksa keele õpetaja oli hästi kuri, Salme Allik. Ta oli hästi kuri ja nagu, no tohutult kõik kartsime teda. Ja siis ma pean koputama uksel, et ma ei ole julgenud 8 kuud tulla, et kas ma nüüd 2 nädalaga võin selle aasta perioodi järgi õppida, et saada see lõputunnistused ja siis ma tean, et midagi kohutavalt seisab ees ja ma seisan seal ukse taga ja siis ma ärkan üles külma hingega vahetad, et kuidas see saab olla, et see kõigest uni on, sest et mul on nii vedanud, et ma olen kuidagi saanud selle keskkooli diplomi, isegi ülikooli diplomi kätte. Tead, ma olen näinud sama unenägu. Ülikooli diplomiga oli okei, keskkooli omaga ka, aga ühes unes selgus, et põhikool on lõpetamata ja see oli väga hirmus. See lähebki sinna unenäopainaja kanti, jah, ma arvan. Täpselt. Ja see on just, et korduv motiiv, aga on olnud ka paar unenägu, millest on kasvanud välja lugu või jutustus või isegi 2 eri elemendist, 2 unenäo episoodist või 3 kokku pandud üks lugu, üks lühem lugu oli seal jutukogus Ülikond. Selles raamatus vist ei ole unenäo põhjal, aga on olnud paaris raamatus küll, ma pakun kuskil 3 või 4, mitte rohkem, mis on unenäo motiivi kasutatud. Ikkagi on, jah. Aga üsna vähesel määral siiski. Et see oli üks huvitav unenäo motiiv, et kõnnin Snelli pargis, vihm on sadanud, on maikuu ja siis muru peal on, no ei saa öelda porilomp, vaid veekiht, mis on sadanud ja sealt tuleb välja, kerkib üles pappkast, mis siis õhus ennast rullib, mitte pappkast ei rulli lahti, vaid teeb ennast lahti krutsifiksi kujuliseks. Ta on lihtsalt õhus ja siis ta kaabki nagu õhku ära, aga siis tekkis hästi liturgiline või siuke aukartuse või kristlik aukartuse tunne selle olukorra ees. See kuidagi siuke müstiline tunne. Siis ma unes mäletan, ma läksin sinna porilompi vaatama, seal oligi ainult veekiht ja kohe rohi all, et mõtlesin just sealt unes, et kuidas või kust ta sai sealt siis üles tulla. Et selline asja oli hästi konkreetne ja selle motiivi ma ühte juttu panin sisse. Sellega seoses meenub mulle üks koht sinust tehtud filmist, kus sa ütled, et Jumalat tuleks oodata sama vaikselt ja tähelepanelikult nagu hiirt, kellele sa seal filmis olid pannud tüki juustu. Ja siis oodatakse ja hiir tulebki. Jumal sel korral mitte. Kuidas peab ootama Jumalat, et ta tuleks? Kas ta on tulnud? On ta ennast näidanud? Kui ma ütlen ausalt, siis minu puhul on ta näidanud väga eri vormides. Mul on see ühe Jumala periood, see on tulnud intervalliga tagasi, aga mul on ka 200 Jumala periood või niimoodi, ma ei ütle täpselt arvu. Ja siis on see hingeloomade periood ja minu jaoks on nad kõik nagu Jumala eneseväljendused või Jumalate eneseväljendused. Ja minu arvates on nagu maa peal see kuidas öelda, energiat, kus on olnud mingi kultuur, seal on ka olnud see religioossus ja seal on tekkinud mingi energia ja ütleme, need kultuurid on siis hüljatud kas mingite sõdade kaudu või sõdade läbi ja siis kas sunnitult või siis mandumise läbi on ka, ütleme paljudes indiaani kultuurides, Aasia kultuurides kümned, sajad jumalad lakanud olemast, nende nimed, aga see energia on jäänud ja siis minu kujutluses on, et nad hulguvad nagu kodututena
mööda maad ringi, otsivad uusi kodusid või hingesid, no need sajad hüljatud jumalad, kes on kuskil kultuurides olnud. Ja siis, kui on inimesel hing avatud öösel näiteks, siis see hulgusest jumal võib tema sisse minna. Ta võib olla näiteks mõni indiaani jumal. Ta võib olla, ma ei tea, aga kindlasti nagu jumal. Et see ei ole ainult nagu kujund, vaid seda asja ma nagu tõesti nagu, no see kuidagi mu sisse kasvanud, et see on minuga kaasas selline nägemus või asi, mis on osa minust. Nagu, et minu jaoks nii on. Kas teiste jaoks on, ma ei tea. No selle, kuidas on, kehtestad sa oma teostes ja nii on. Ma tunnen publikus soovi, et tahaksid teised ka juba küsida ja nii et pange ennast valmis, kohe on teie kord, aga võib-olla veel ühte küsimust tahaksin lõpetuseks ikkagi sinu käest veel pärida, enne kui ma annan kõigile teistele sõna. Kas oleksid endale tahtnud teistsugust saatust, kui sa saaksid valida uuesti seda maa peale tulekut alustada? Kas sa valiksid midagi muud kui see, mis sul on, või valiksid selle sama? Olles nagu inimene, selles mõttes inimesena, mitte kirjanikuna ma valiksin sellise teistsuguse elu, aga see on just see kuldkalake ja 3 soovi, et ma tahaksin tõesti proovida seda stabiilse inimese varianti või seda, kus on see, et mingi üks elulaad, üks tasand ja siis seal nii sellesse sisse detailideni või väikeste elementideni seal sees elada, et ma nagu olen kõrvalt näinud selliseid, vähemalt kujutluses oli selliseid stabiilseid elusid ja kadestanud neid, et ma ise nagu kukun tihti nagu nii-öelda selles mõttes sellest põrandast või tasapinnast läbi, mille ma olen kujutlenud või mis on saadud reaalsuseks elatud ja siis kuidagi vajun sealt läbi. Ja seetõttu ma tahaks olla seda elu, kus see kuku põrandast läbi. Ja sa tahaksid seda proovida? Jah. Võib-olla siis järgmises elus. Annaks jumal. Head inimesed, nüüd on teie kord. Jaa. Tere. Teen topeltküsimuse. Esiteks sinu olemuses kuidagi tähtis juba see Põhja-Eesti, Tallinn ja Kibuvitsa tänav ja see värk, eks ole, et sa ei ole mitte ainult Tartu ja Lõuna-Eesti müstik. Sa võid korraks sellele peatuda. Teine asi, et olen kuulnud mõned noored kriitikud urisevad selle kallal, et naised on sinu loomingus lihtsalt müstiline objekt, kelle kaudu midagi saavutada. Mina alati võitlen ja kaitsen sind, samas kui ma loen, on küll et mõnikord need naised on seal maagilised müstilised objektid. Väga armastades küsin need 2 küsimust korraga ära ja rohkem küsimus, aitäh, Liis. Aitäh, Jürgen, jah. Et siin raamatus on muide väga palju perekonnalugusid ja täiesti võrdsed õigused on nii meestel kui naistel. Et ta on nagu selle koha pealt toimunud areng. Ja siis, aga on ka nii, et on ka teistsuguseid lugusid natuke. Ka siin, seal on nagu selles mõttes see iga sees, et kuidas öelda, korduv kujundi külge, see on ka üks natuke see korduv kujund, et naine kui müstiline objekt, et see on olnud aga siin selle jutukogu puhul on just mul hakanud meeldima need perekondlikud mängud, vähemalt kujutlustes. Jürgen ei ole veel lugenud. Jah.
ei tea. Ahah. Isegi Toomas Vindil on ju kunagi mul raamat Perekondlikud mängud. Ja Kibuvitsa tänav. Kibuvitsa tänavat oleme natuke jaganud, et ka mina olen selle lähiste teadnud, et sa võid ka, kui sa nassist räägi Kibuvitsa tänavast. Kibuvitsa tänav oli minuga lapse jaoks hästi pikk ja lõputu, seal oli palju lapsi ja ma olin see hästi lühikest kasvu ja ma käisin Mustamäel koolis ja kui ma hakkasin Kibuvitsa lastega sõbrunema, siis keegi ei uskunud, et ma käin, ma ei tea, kas see oli 4. klassis, ma olin mingi 1. või 2. klassi lapse pikkune ja siis ma pidin tõestama ja siis üks tüüp küsis, et ütle mingi geograafias, et ütle selle, mis seal maakera kohta või kus asub Brasiilia või mingi, mida 4. klassi juba pidi teadma, et geograafia kohta ja siis ma ütlesin ja kõik olid tohutult imestunud. Kuidas selline nagu Kääbus teab seda, et ma ütlesin, ma olen 4. klassis on ju. Siis ma pidin kellegagi maadlema veel seal, et tõestama, et ja siis kuidagi ka, et peaaegu olin võrdsed ja et kõik, et see oli nagu ma olin Mustamäe laps ja Lilleküla laps korraga ja tuli hästi palju tõestada seal. Seal oli ka Liuväli ja Liuväljal tuli see karm kogemus ja meelde, et seal käisin uisutamas onu vanade iluuiskudega ja siis see oli, see lugu oli, et uisutasin seal ja siis vene tüdrukud, kes olid must palju vanemad, hakkasid jälitama ja siis kuidagi tekkis seal konflikt ja ma täiesti kuidagi ütlesin, et mingi Venemaal tagasi, et mis ja siis nad lükkasid pikali ja siis ma olin hästi ülbe nagu, et ma hästi siuke nagu väike selline ühesõnaga see konflikt oli, see oli hästi jabur ja naljakas, et hiljem sain ühega nendest ka heaks sõbraks päris. Et oli igasuguseid olukordi seal, et ja muidugi see aedade lummus, et mulle meeldis üle aedade ronida ja siis seal istuda mingi õunapool, iga aed oli täiesti omamoodi, see oli aedlinnak, ta on siiani aedlinnak, mõnikord aeti ka ära, sealt loomulikult võõras poiss tuleb aeda, muidugi, et mis ploomivaras või siis tuli põgeneda üle aedade, et see kõik on hästi silme ees või nagu ka hinges. Sest see oli ju lapsena, kuni 5. klassi lõpuni elasin Tulika tänaval, mis on kohe Kibuvitsa tänava kõrval. Ja vanaisa töötas Seevaldis, mitte siis vaimuhaigena, vaid puutšehhi tislerina ja seal sai siis läbi Lilleküla alati saunas käidud ja karoonat mängid, et see oli alati läbi Lilleküla. Et hästi head mälestused. Minu jaoks on ta ikka Lilleküla, jah. Kas see piirkond nüüd kuulub küll ametlikult vist Kristiine alla või on ta Kristiine linna osa vist? Ära minu käest küsi. Ei, ta on ikka Lilleküla. Seal on ju Kullerkupu tänav. Kui sa valimus pead käima, ma tean. Aga on ta siis säilitanud nagu niisuguse allnimena ikkagi Lilleküla? Et seal isegi korraldavad Lilleküla päevi. Siis on hea. Tütar siiamaani elab seal. Kas veel keegi tahab küsida? Olge head. Tere. Mina olen sinu lugeja, loen kõike, mis sa kirjutad peaaegu. Mitte päris kõike, aga ma tahtsin küsida selle käsikirja kohta, mis ükskord seal Tulika tänava kandis kaotsi läks ja mida sa taga otsisid. Mis sa sellest teada oled saanud? See käsikiri, isegi 2 või 3 käsikirja, üks esimene läks kaduma tõenäoliselt Telliskivi tänava kandis, täpselt ei mäleta. Seda ei ole kätte saanud, võimalik ta jäi sinna ühte Telliskivi lokaali. Aga ma isegi käisin küsimas ja siis see töötaja ütles, et mul on nii kiire, et praegu meil on see kadunud asjade hunnik seal ja siis ma olin ka käega, läksin ära, hiljem olen mõelnud, et tegelikult oleks pidanud rohkem seal vaidlema temaga, äkki oleks üks roheline märkmik. Teise 2 kadumisjuhtumit oli Tartus, midagi ma ei ole nagu üles leidnud, mälu järgi olen
paar lugu taastanud, mis seal kaotsi läinutes asjades oli. Aga näiteks, mis on nagu selle hea, see 4. kadumisjuhtum on ka selle nimilooga seotud, et läks kaduma, kus oli, ma ei tea, 30 juttu ja see oli nagu ühes kaustas ja see oli täielik pea sees oli paanika osakond nädalaid ja mõtlesin, et püüan siis taastama hakata ja see eesti keelde sukelduja oligi üks lugu, mis oli ka seal käsikirjana ja see oli, alati kui inimene on meeleheitel, siis ta on teatud piirsituatsioonis ja piirsituatsioon on selles mõttes hea, et seal võib sündida mingi uus asi või mingi aloogiline asi võib sisse tulla, et ühesõnaga seal tuli mul see lisadimensioon, et mere alt sai siis sinna torni. Et ennem seda ei olnud ja siis torni kaudu sai üles siis sinna saarele, kus elasid need lapsed, et siis see saar. Et see tuli mul selle kerge meeleid perioodil selle loo taastamisega, aga sellel lool oli väga hea lõpp, ma leidsin paar nädalat hiljem esikust kuskil, ta oli kukkunud sinna asjade vahele selle kausta üles nende käsikirjadega, et see oli õnneliku lõpuga lugu. Et on ka hästi läinud, mitte kõik lõpp ei ole läinud kaduma. Juba kujutlesin, et kindlasti jäi bussi, et see tekkis see oli juba see fataalne, et bussi või kus iganes ta jäi, aga näed, juhtusime, oli lihtsalt esikus kuskil asjade vahel. Ja. Kes küsib veel? Tere, nagu Jürgen küsiksin ka 2 poolega küsimuse. Esiteks, millal saaks järgmist luulekogu, sest minu esimesed lugemised teile seoses on just luulekogudega seotud. Aga teine küsimus on, võib-olla küll seda siin väga banaalselt küsitud, aga millal see maagiline realism sisse tuli? Et kas lapsepõlves või mõni seik või mõni selline lapsepõlve tüvitekst, raamat või lihtsalt see olustik, millest sai üles kasvada? Aitäh. Luule koha pealt ütlen, et elame kommunikatiivses maailmas ja alati, kui ongi huvi, et mul on palju käsikirja, neid on mõnikümmend seisab ja et kui mida rohkem huvi, seda rohkem entusiasmi on need visandid luuleks siis teha, et 3. kogu, ma arvan, kindlasti tuleb, aga ma ei tea millal. Ja nüüd see teine asi, et loomuldasa ma olen vist nagu selline luuletaja tüüpi ja inspiratsioonipõhine kirjutaja ja need luuletused keskkooli lõpus läksid järjest pikemaks. Nad hakkasid poeemiks minema kõik, aga tänapäeval ju ei loe keegi eriti poeeme. Siis ma mõtlesin, et aga ma kirjutan, see oli üks keeristorm Tartus, et ma kirjutan sellest siis jutu ja see oli just seal Ilmatsalus öösel kadunud isa pool köögis, mingi kell 3 ja siis ma kirjutasin sellest poeemist, lihtsalt kirjutasin selle lühijutuks ümber. Siis olid need huvitavad ajad, et Postimees avaldas jutte. Päris suur Postimees, see oli 97. aasta. Ja siis saatsin selle sinna ja avaldati see jutt ja siis see kohe niimoodi innustas, et sündis ka edaspidi poeeme ja siis ma kirjutasin kõik juba need juttudeks, aga et see maagiline realism, et ta on kuidagi, ta oli loomult osa seal nagu luuletustes või poeemides sees ja siis läks sujuvalt sinna lühijuttudeks kasvas üle, et selles on mingi selline orgaanika, et ma ei oskaks muud moodi, ma ei suudaks ju kirjutada nii, nagu Jaan Kross või Peeter Sauter ja ei peagi oskama, et lihtsalt sellist ei tuleks midagi välja. Kui on eeskujusid või lihtsalt kirjutan nii, nagu oskan ja see ongi see. Et võib-olla ei tulnud ideaalset vastust, aga
ei peagi. Ausalt öeldes ma ei näe ühtegi kätt püsti, aga jah, palun. See on kirjandusväline küsimus, et kas sa päris elus armastad valetada? Jaa, et selle valetamisega on niimoodi, et ma ei armasta valetada enam, aga lapsena armastasin küll ja ma ei tea, mingi tohutult, lapsena ikka tohutult valetasin, et vanaema andis vitsa ja ma ei tea, sellega oli nii palju probleeme, et ei suutnudki midagi nagu ausalt rääkida. Aga see on ka, millega ma ikkagi nagu, et see on kuidagi ikkagi, ma ei tea, millega see oli seotud, tahtmine olla keegi teine kogu aeg, ma ei tea, miks see nii oli. Et aga praegu nagu seda probleemi nagu sellisel, et see nagu enda jaoks nagu vastik või labane või tüütu endale, see on nagu enesepetmine või see, et selles mõttes mingi areng on toimunud, et mulle ei meeldi enam nagu selles mõttes valetamine, et aga see loomingulise mängu kaudu tõenäoliselt elan selle välja. Aga ilukirjandus ju, ta on juba heas mõttes, ta jääb selliseks, et seal on natuke selline illusoorsus ju sees. Ma elan selle sisse, elan selle läbi, aga teaduslik töötaja või filosoofi, füüsik ütleb, et või ka majaehitaja ütleb, et see on ju ikkagi valetamine, et tee midagi muud. Et ühesõnaga, ma jällegi vastasin kuidagi ebamääraselt vist. Aga ma midagi ikkagi vastasin. Kes veel? Ainult täna ja praegu, varsti on möödas. Kui ainult täna ja praegu, siis proovin ka. Aitäh selle vestluse eest. Võimalik küll algusest sellest juttu ka, ma ei olnud päris alguses siin. Aga küsimus oli selle jutustuse ja romaani vahekorrast, et sul on olnud ka mõned romaanid siin ja see Kadunud õig oli ka hästi hea lugemine, kuigi kui ka kriitikat lugesin, siis seal ka mingid nurinad nagu olid, et kas lõpp ja kuidas need arendused ja nii edasi. Aga sa oled nagu enda pidasid nagu mingi aeg oluliseks, et pöörduks romaan nagu ka olema, kuidagi jutustus, et kas mis selle žanri nagu kirjanduslik staatus ikkagi on. Kui sa ütlesid, et sul on see oma mingi talent või asi ja sa kirjutad nii nagu kirjutad, et mis asi see nagu jutustuse žanr või see sinu asi, see sinu vorm nagu on, et miks ta just selliseks nagu kujunenud ja kas see romaani soov on sul veel ka olemas, et tahaks nagu arendada veel mingit järgmist nende romaani või on siis täis ka selle jutustuse vormi? Jah, aitäh. Jutustus ta on ahvatlev just eelkõige seetõttu, et ta näiteks tuleb see kujund, ma kirjutan ja ta heas vormis olles või heas jahimehe vormis olles, et lugu on ju alati natuke loo jahtimine, et kas saad selle looma kätte või saad see, et ta lõpeb iseenda jaoks huvitava või ootamatu puändiga. Et hea lugu on see, kus lugu võtab siis, et alguses ma kujutlen tegelast niimoodi ja siis lugu võtab selle asja üle ja tegelane muutub ja ma lasen tal muutuda, sest lugu ise dikteerib seda, et see lugu siis rullub lahti, et seda õudselt hea alati tunda, kui lugu võtab ohjad üle ja mina ainult siis kiiresti seda hobust üritan niimoodi, et suudaks seal sadulus olla, kirjutan üles ja siis jõuab mingi huvitav ootamatu bändini. Et see on alati selline hästi tore asi, aga loomulikult romaan on selline suur ahvatlus. Ma ei ole romaanikirjaniku tüüpi, ma kirjutan ka Kadunud hõimu, kirjutasin kaua, vist vaheaegadega 7 aastat, aga nüüd mul on üks uus idee ja see on jällegi nii suur ahvatlus, et ikkagi, ja romaan on just see, et seal on ka see, et see põhi on
ahvatlevalt kuidagi põhjatu või et see, et kas või kuidas, mis põhjad seal normaan on ikka selline ahvatlev, tohutu suur ahvatlev väljakutse, noh, ta on ikka nagu ookean juba. Aga kes siis ei tahaks ookeani peal seigelda, no ikka tahad. No nii. Iseenesest sa ju mehis ei lähe sugugi kohe minema, et kes praegu ei küsi ja oma nüüd ja praegu võimalust ei kasuta, siis avaneb tal võib-olla võimalus sinuga rääkida siis, kui me oleme siin laval asjad kokku pakkinud ja jätkame vabamas vormis. Mul oli tohutult hea meel sind näha. Aitäh. Aitäh sulle. Ja.